Iraan saboteeris just rahulepet, mis pani Trumpi kiire otsuse ette. Pärast seda, kui Washington peatas Iraani sadamate mereblokaadi vastavalt ajutisele kokkuleppele USA ja Iraani vahel, hakkas Teheran kehtestama laevade läbipääsuks uusi tingimusi. Nõuda 48 tundi ette luba ja näidata otsest kontrolli ühe maailma tähtsaima naftaraja üle. See, mis pidi olema avanemise algus, muutus järjekordseks surveavalduseks. Revolutsiooniline kaardivägi astus kriisi keskmesse. Teated viitasid ähvardustele laevade vastu ja Iraani väina ametivõimud hakkasid ütlema, et ükski laev ei tohiks ilma kehtiva loata liikuda. Samal ajal lükati edasi Šveitsis toimuma pidanud läbirääkimised. Liibanoni pommitas Iisrael taas pärast uusi Hezbollah rünnakuid. Ja Valge Maja püüab takistada, et kokkuleppe muutuks vastutasuta järeleandmiseks režiimi ees, mis kasutab iga võimalust aja võitmiseks. Donald Trump panustas jõule, blokaadile, majandussurvele ja lubadusele takistada Iraani tuumapommi. Iraan vastas püüdes sulgeda Hormuzi väina kõige keerulisemal hetkel. Mida Teheran nüüd püüab välja pressida? Miks sai Hormuzi väinast relv Donald Trumpi vastu? Kuidas reageerivad Ameerika Ühendriigid, ilma et laseksid lepingul ajatollade käes surra? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Kriis hakkas kiirenema pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas 18. juunil Iraani sadamatesse siseneva ja sealt väljuva mereliikluse blokaadi peatamisest. See meede oli osa Washingtoni ja Teherani vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumist, mille eesmärk oli lõpetada sõda ja avada 60-päevane läbirääkimiste aken. Tegelikult loobusid Ameerika Ühendriigid blokaadi otsesest järelevalvest, kuid jätsid sõjalaevad piirkonda, et jälgida, kas kokkuleppest peetakse kinni. See oligi Donald Trumpi panus, avada läbipääs, testida Iraani pühendumust ja hoida piisavat survet, et takistada uut tuumavõidujooksu. Probleem ilmnes kiiresti. 19. juunil hakkas Iraan käsitlema Hormuzi väina kui poliitilise ja sõjalise loa all olevat piirkonda. Pärsia lahe väina uued võimud teatasid, et laevad peavad esitama läbipääsutaotlused vähemalt 48 tundi ette. Samuti öeldi, et läbirääkimisperioodi jooksul ei võeta enam tasu turvalisuse, keskkonnateenuste ega ületamisega seotud kindlustuse eest. See võib tunduda järeleandmisena, kuid tegelik sõnum on teine. Teheran tahab kontrollida, kes läbib väina, millal ja millist marsruuti pidi. Mereturule oli see koheseks hoiatuseks. Sest Hormuzi väin on rahvusvaheline veetee, mitte Iraani režiimi eravärav. See samm näitas ka ohtlikku lõhet Iraani enda sees. Samal ajal kui diplomaatilised ringkonnad üritavad müüa ideed, et tee on endiselt avatud, käsitlevad revolutsiooni kaardivägi ja režiimiga seotud asutused väina ületamist survevahendina. Teated käskudest laevadele tagasi pöörduda, loa nõudmine ja koostöö Iraani jõududega on suurendanud praktilise seiskumise riski, isegi kui ametlikku teadet ega täielikku sulgemist pole välja kuulutatud. Just see topeltmäng muudab kriisi tõsisemaks. Donald Trump seisab nüüd silmitsi kokkuleppe kõige haavatavama punktiga. Hormuzi väina avatuna hoidmine oli peamine tegur turu leevendamiseks. 18. juunil toimus väinas 25 kaubalaeva ületust, mis oli suurim päevane arv alates aprillist. Sellest hoolimata oli sõjaeegne tavapärane liiklus palju suurem. See tähendab, et kokkulepe alustas juba alguses raskustes. Pinged Liibanonis peatasid järgmise etapi. Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahelised kõnelused, mis pidid algama Šveitsis, tühistati pärast uut pingete eskaleerumist Iisraeli ja Hezbollah vahel. Hezbollah ründas Iisraeli vägesid Lõuna-Liibanonis. Iisrael vastas rünnakulainega rühmituse sihtmärkide vastu Lõuna-Liibanonis ja Bekaa orus. Ja olukord, mis pidi läbirääkimisi soodustama, muutus hoopis suuremaks takistuseks. Iraan hakkas nõudma Iisraeli operatsioonide lõpetamist Liibanonis kui poliitilist tingimust edasiliikumiseks. Just siis kasutab Teheran Hezbollah survevahendina ja Hormuzi väina majandusliku hoovana. Iisrael nõustus Ameerika ametnike sõnul uue vaherahukatsega Hezbollahka, mida vahendavad Ameerika Ühendriigid ja Katar. Aga olukord jäi endiselt ebastabiilseks. Isegi pärast kavandatud vaherahu aega tuli endiselt teateid rünnakutest ja sõjalisest vastusest.
Iisraeli sõjaväe pressiesindaja tegi selgeks, et Iisraeli väed jäävad Lõuna-Liibanoni ja jätkavad tegutsemist ohtude vastu. See ärritas Teherani, tugevdas Iraani narratiivi kokkuleppe rikkumisest ja andis režiimile veel ühe ettekäände läbirääkimiste pidurdamiseks. Trumpi jaoks on risk lihtne. Kui Iisrael ei suuda hoida Liibanoni rindejoont ja Iraan kasutab seda Hormuzi sulgemiseks, muutub kokkulepe 2 rinde pantvangiks korraga. Asepresident kinnitas, et Iraanile ei vabastata mingit raha ainult paberi allkirjastamise eest. Tema sõnul sõltuks igasugune majanduslik leevendus kontrollitud sammudest, nagu rikastatud tuumamaterjali kõrvaldamine ja inspekteerimisrežiimi aktsepteerimine. Vance ütles samuti, et Ameerika Ühendriigid loodavad, et Hormuzi väin jääb pikaajaliselt avatuks ilma läbipääsu tasuta. See avaldus oli oluline, sest see sihib kriisi tuuma. Iraan soovib majanduslikult hingata, kuid Trump ei saa lubada režiimil hapnikku saada, enne kui nad tõestavad tõelist muutust. Trump tõstis samuti oma tooni. Ta ütles, et Iraan tuli läbirääkimiste laua taha nõrkuse, mitte valiku tõttu, ja ta kirjutas, et Teheran ei saa 60-päevase akna jooksul raha. Enne seda oli ta juba väitnud, et lepingu keskne punkt oli takistada Iraanil tuumarelva omandamist. See ongi see joon, mis kogu survele aluse paneb. Vastuvõetavat kokkulepet ei ole olemas. Kui režiim võidab aega, saab mereteed kontrollida ja saab naftat müüa ja hoiab tuumaprogrammi taastamiseks tee avatuna. Läbirääkimised toimivad ainult siis, kui teine pool teab, et jõud on endiselt laual. Nõudes lubasid, kontrollides marsruute ja hoides revolutsioonikaarti laevade kohal varjuna, loob Teheran olukorra, kus ta saab maailmale öelda, et väin on avatud, kuid tegelikkuses hirmutab neid, kes sellest sõltuvad. See on poliitiline sabotaaž. See ei murra kokkulepet täielikult, kuid kahjustab selle usaldusväärsust. Seetõttu peab Ameerika vastus olema kiire. Viivitus sellisel juhul muutub nähtavaks nõrkuseks. Valge Maja püüab hoida korraga 2 sõnumit. Maailmale öeldakse, et tehnilisteks läbirääkimisteks on veel võimalus. Iraanile antakse teada, et majandussurve pole lõppenud. Iisraelile palus Trump rahu ja püüdis Liibanonis vaherahu saavutada. Probleem on selles, et Iraani režiim elab just nendest lünkadest. Kui Liibanonis tõuseb tuli, saab Teheran õigustuse. Kui Hormuzi väin muutub ebakindlaks, saab Teheran läbirääkimisteks kaardid kätte. Kui kõnelused viibivad, võidab Teheran aega. Läbirääkimiste edasilükkamine Šveitsis muutus hoiatavaks märgiks, sest see näitab, et kokkulepe ei ole veel kindel. 60-päevane aken võib muutuda lõksuks, kui Iraan kasutab seda aega oma mõju ümberkorraldamiseks, nafta müümiseks väiksema surve all ja tuumadebati edasilükkamiseks. Vance üritas sellele vastata, öeldes, et raha ei tule ilma kontrollita. Trump üritas sellele vastata, öeldes, et Iraan on nõrgenenud. Aga tõeline proov ei seisne lausetes. See seisneb avatud väinas, läbipääsevates laevades, eemaldatavates miinides ja režiimis, millel puudub võimalus maailma majandust šantažeerida. Liibanon on endiselt teine pingekolle. Hezbollah ei ole selles mängus üksik tegija. See rühm toimib Iraani teljega seotud piirkondliku surveharuna. Kui nad ründavad Iisraeli, annavad nad ruumi Iisraeli vastulöögiks. Kui Iisrael vastab, kasutab Iraan konflikti läbirääkimiste pidurdamiseks. Kui ta kõhkleb, proovib Teheran veelgi rohkem. Täna nõuab režiim eelnevat teadet, homme võib ta nõuda tasu. Hiljem võib ta valida, millised laevad läbi pääsevad. Ja kui diktatuur mõistab, et ta kontrollib elutähtsat marsruuti ilma hinda maksmata, muudab ta väljapressimise püsivaks poliitikaks. Mina olen Milson Alvese Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.